No nii, mängime selle konkurentide teema teiega läbi, sellepärast et iga kord, kui sa sisened täiesti uude valdkonda, siis sul on mõistlik natukene teha väike konkurentide analüüs. aga minu jaoks teadlikkus ettevõtluses tähendab siis konkurentide analüüs seda, et ma korraks vaatan otsa sellele enda mõttele, mitte ma ei vaata otsa konkurentidele, vaid ma vaatan otsa iseenda mõttele. ja põhiline küsimus, mida ma küsin endalt, on siis, mis on see uuendus, mida mina valdkonda toon sisse. ehk siis, et mitte see uuendus, mis konkurendid on juba toonud sisse ja nende kopeerimine, vaid just, et mis on see uuendus, mida mina toon turule sisse, sellesse valdkonda sisse, mida ma teen teistmoodi, mis on see minu unikaalne viis, kuidas mina selles valdkonnas asju teen. ja konkurendid siis jagunevadki kolmeks, ehk siis on otsesed konkurendid, teised konkurendid ja kolmanda taseme konkurendid. kui me räägime teadlikust ettevõtlusest, siis otsesed konkurendid tegelikult on need, kes pärast on ainukesed inimesed sinu elus, kes mõistavad seda, mida sa teed. ehk siis, et praeguseks hetkeks mina ütlen, et minul ei ole otseseid konkurente. jah, ma analüüsin alati läbi kõik need asjad ära. ehk siis, et ma vaatan iga uue idee puhul seda valdkonda tervikuna, kuhu ma sisenen, teen selle analüüsi ära, nagu me teiega täna siin tegema, aga nad ei ole enam mu konkurendid. peale seda analüüsi saavad nendest siis minu koostööpartnerid või siis mu sõbrad. ehk siis, et see on see ringkond inimesi, neid otsesed konkurendid eriti, need ringkond inimesi, kes tegelikult mõistavad päriselt seda, mida mina teen, mida ma läbi elan, kuidas, mis probleemid mu klientidega on ja nii edasi. seega, kui me astume sellest nagu maailmast välja, sellisest nagu konkurentsitihedast ettevõtlusmaailmast natukene nagu eemale, siis me saame aru, et minu otsesed konkurendid võivad olla minu sõbrad ja tuttavad pärast, kes aitavad päriselt mul kasvada, sellepärast et nende käest ma saan infot, mida teist kuskilt mujalt ma ei saa. aga kui me räägime nüüd otsese konkurentide analüüsist, siis sinu ülesanne on siis see analüüs teha ärimudeli tasandil, turunduse tasandil, müügi tasandil ja finantsi tasandil ehk siis 4 tasandit. igas tasandil sa küsid endalt ühte küsimust, mis on see uuendus, mida mina valdkonda toon. seega, kui me räägime ärimudelist kui sellist, siis sa analüüsid seda oma konkurenti, kes teeb sama asja, mida sina teed, vahet pole, kas ta siis tegutseb Eestis või siis välismaal, kes teeb sama asja, mida sina tahad teha. aga sinu jaoks on oluline siis mõista, et mis on see valdkond, kuidas sina tahad, uuendus, mida sina tahad sellesse valdkonda tuua ärimudeli tasandil. toon siia konkreetse enda näite, et kui ma sisenesin ettevõtluskoolituse maailma, siis see oli ammu enne Covidit, keegi ei teadnud, et e-õpe on ka maailmas eksisteeriv ja toimiv ettevõtluskoolituse õppevorm. ja ütleme nii, et see oli kogu aeg see ärimudel, mida mina ütlesin, et ei, ma ei ole nõus hommikust õhtuni istuma klassiruumi ees, grupi ees, õpetama ettevõtlust. esiteks ei ole osalejale ajusõbralik tegevus, ta ei suuda terve päev võtta tema aju jaoks hiina keelt ehk siis ettevõtlusõpet. see tundub talle hiina keele õppe vastu, seega ta aju ei suuda nii õppida. ja teiseks, mul hakkab igav, et ma olin väga aus ka iseendale, lisaks siis sellele, mis ma nägin, et kliendi vajadus on või siis üldse füsioloogiline inimese vajadus. ehk siis, et ma ütlesin, minul hakkab igav, ma ei ole võimeline, suuteline üldse hommikust õhtuni ühte ja sama juttu suust välja ajama. sellepärast mina filmin kõik need asjad ära. ja see oli see valdkonda uuendus, mis ma tõin, siis tuli Covid peale, siis ma olin juba või sees, sellepärast et ma olin esimene, kellel olid juba need koolitused valmis filmitud. töötukassa juba teadis mind, ta usaldas juba, et see õppevorm, kuidas mina tahan asju teha, töötab, sellepärast et mul olid juba esimesed praktilised näited olemas. seega Covidi ajal oli kõige tulusam äri mul üldse ettevõtluskoolitused. seega tasub olla aus iseendaga ja julgeda teha ka valdkonnas selline muudatus, mis päriselt
sa mõtled, et aga miks keegi teine ei ole seda teinud, see tundub nii loogiline ja lihtne. See ei ole mitte sellepärast ei ole teinud, et see oleks võimatu, vaid just sellepärast, et see valdkond on oodanud seda, mida sina tahad teha sellisel viisil, nii et usalda ennast, et kui sina tahad asju teistmoodi teha. Täpselt samamoodi on mul raamatupidamises ärimudel hoopis teistmoodi üles ehitatud kui enamus raamatupidamise ettevõtetel. Nii, kui me liigume nüüd turundusanalüüsi, siis turunduses ma käsitlen teiega hiljem rohkem ka teie turunduse geeniust, et saada aru, milline on teie turunduse geenius, aga analüüsige oma konkurendi turundust selle pilguga, et jälle, mismoodi sina tahaksid teistmoodi teha. Minu näide raamatupidamise valdkonnas, ma alustasin täiesti ulmeliste, naljakate, humoorikate videoriilsidega, ehk siis mu raamatupidamisklientidele need väga meeldisid, need tõid nende jaoks selle teema päriselt nähtavale ja arusaadavaks sellel viisil, et nad said aru, mis tähendab kodukontori kulude kompenseerimine ja kuidas töölähetuse kulusid kajastada. Seega ma tegin turunduses midagi, mis on mulle omast ja analüüsidki oma konkurenti ka, et vaatad, et mis on see temale omane viis, kuidas valdkonnas tegelikult turundus käib, kuidas su konkurendid turundavad ja siis vaatad, kas seal on midagi, mida sina saad ka kasutada või pigem mitte. Täpselt sama müük ja kliendid, sa lihtsalt vaatad korraks, analüüsid enda jaoks, paned paar märksõna, kuidas see konkurent teeb müüki. Et kuidas ta teeb müüki, kust tema kliendid tulevad, mis on see müügitunnel ja nii edasi, et kui me teeme pärast sinu enda müügitunneli paika, siis sa võid vaadata, et okei, konkurent umbes midagi sarnast teeb, sama loogikaga, aga see on okei, et sa tead lihtsalt, mida konkurendid teevad ja jälle, kui sul tekib endal mingi mõte, ma tahaks müüa hoopis teistmoodi. Tahaks hoopis teistmoodi seda asja nagu müüa inimestele, siis usalda ennast, pane see märksõna sinna kirja. Ja nüüd finantsid on Eestis kõige lihtsam üldse finantsanalüüsida on Eestis. Sellepärast, et kui me võtame teadmik.ee, kui me võtame äriregistri lahti, kui me võtame ükskõik, mis need keskkonnad veel on tasuta kättesaadavad, mina kasutan teadmik.ee just sellepärast, et mulle meeldib see, kuidas sealt välja andmed tulevad. Ehk siis, et need kõik finantsandmed on meil kättesaadavad. Jah, loomulikult sa ei saa usaldada 100% neid andmeid, sellepärast et tahame või mitte, siis ettevõtjad kõiki oma tulusid ei näita ja kulud võib-olla natukene siukseid heaolukulusid täis ehk siis optimeeritud seal, et see ärimudel ei ole päris nagu niimoodi, et mustvalgelt, et okei, et kui mina alustan selles valdkonnas tegutsemist, et see on siis see müügitulu, see on siis see kasumimarginaal ja nii edasi, mis mind ootab ees. Ja kui me räägime finantside analüüsist, siis mina soovitan vaadata esiteks sul leida konkurendi analüüsi sellise sama aasta käibe suurusjärguga konkurent ehk siis, et sa saad aru, kuhu sina tahad liikuda ja analüüsi kahte näitajat. Üks on siis kasumimarginaal ehk siis, mis on see valdkonnas see keskmine kasumimarginaal. Näiteks raamatupidamisvaldkonnas on see 5%, mis on naeruväärselt väike, et inimesed arvavad, et okei, et raamatupidamisel ei ole nii midagi, aga et kasum peaks olema päris suur. Aga kasumi protsent on tegelikult valdkonnas kuskil 5 ja tublid saavad siis 10-ga raamatupidamisbürood 10% juurde selle kasumimarginaali. Ja näiteks koolitussektoris on loomulikult see üle 30% see kasumimarginaal. Et vaata kasumimarginaali, siis sa tead, et mitu protsenti sellest müügitulust on tegelikult see kasum. Ja teine asi, mida ma soovitan vaadata, on töötaja kohta kulu. Ehk siis ja tulu, tulu. Ehk siis, et enamus nendest keskkondadest teadmikus on ilusti näha, et palju ühe töötaja kohta see müügitulu tuleb. Ehk siis sa näed, et okei, et kui ma alustan iseenda ettevõttes ise spetsialistina, mis on see minu sihuke müügitulu, mis ma suudan tegelikult ühes kuus klientidelt kätte saada, et see näitab sihukest nagu perspektiivi.
et finantsiliselt rohkem ma nagu ei analüüsiks seal neid keeruliseid näitajaid, loomulikult võid aasta müügikäivet ka vaadata, et noh, tore oleks, kui mul oleks ka selline, on ju, ja trende, aga kasumimarginaal annab sulle päris palju infot ja siis inimese kohta tulu annab ka sulle infot, et need oleks kaks asja, mida sa võiksid analüüsida. Ja see on ka midagi, mida ma teen iga kord, kui ma uute ärivaldkonda sisse lähen. Ma vaatan niisugused 3-4 nime ja kui ma olen aus, siis ma olen suhteliselt nõmedik selle poole pealt, et kui jälle Instagram viskab mulle ette mingi hullult ägeda ärimentori, siis minu esimene samm on tegelikult, et ma lähen vaatan teadmik.ee-st ja müügitulu üle. Seega, kui tema ütleb, et ta suudab ettevõtjaid toetada ja teha imesid nende käibega, suurendada ja nii edasi ja tema teadmikus või äriregistris seisab müügitulu koha peal suur null või siis mingi 1000 eurot, siis ma ei usalda teda. Ehk siis, et see on ka selline tööriist, mida ma kasutan tegelikult eristamaks seda, mis sotsiaalmeedias on ja mis ei ole. Loomulikult, kui ta on alustav turule sisenev mentor, siis ma võtan selle ka arvesse. Aga kui ta räägib, et ta on aastaid tegutsenud, nii palju teinud ja siis ma vaatan neid finantse ja seal on nagu ajuvabad numbrid, siis mul on nagu kahtlane, kahtlane. Ehk siis, et see on ka midagi, mida ma kasutan vahepeal nuhkimise eesmärgil. Nii, kui sul on see nagu otsese konkurendi osa nagu ongi ülioluline, nad võivad olla su sõbrad, nad võivad olla tulevikus su koostööpartnerid täpselt samamoodi sinu ülesanne on leida oma valdkonnas konkurente analüüsida selliselt, saad aru, mis on see valdkonda sisse toov muutus, uuendus, mida sina tood, et see on selle jaoks, et sa analüüsiksid konkurente ainult sellepärast, et sa saaksid aru, mis on see sinu nišš või uuendus, mida sa valdkonda tood. Nii, liigume nüüd teiseste konkurentide poole peale, et nemad on tegelikult veel tugevamad koostööpartnerid ja teised konkurendid, siis teil on sama klient. Valdkond ei pea olema sama, ehk siis, et raamatupidamise bürood on mu otsesed konkurendid. Nad ei ole mu teisesed, sellepärast et jah, ettevõtjad on, teisesed konkurendid on siis need, kus on ettevõtjad põhimõtteliselt kliendid. Ehk siis, et teised konkurendid on sellised ettevõtjad, kellel on sinuga sama kliendigrupp. Ja nemad siis tegelevad sinu kliendiga kas siis enne või pärast või paralleelselt. Ehk siis seal on väga palju koostööpunkte. Miks ma hakkasin ettevõtluskoolitusi tegema, on see, et raamatupidajana ma ei suutnud ära koolitada neid oma nunnuseid ettevõtjaid, sellest neil on nii palju just ettevõtluse taustinfot vaja ärimentori poolt, coach'i poolt, mitte nii väga raamatupidaja tööd. Ehk siis sellepärast mul ongi mõistlik mõista, kus see ettevõtja enne, kui ta jõuab minu kui raamatupidaja juurde on. Ehk siis, et ta alustab ettevõtlusega ja järelikult tal on ettevõtluskoolitust vaja. Ja teised konkurendid on siis need ettevõtjad, kelle juures sinu klient on enne või siis pärast või siis samal ajal toetades sinu teenust küsides juurde. Ja miks ta on koostööpartner hea, on see, et sa saad võimendada, te saate üksteisele olla kasulikud läbi selle, et te toetate klienti, pakute talle rohkemat. Ja samamoodi see võib ka olla täiesti tavaline selline, et okei, et kui sa selle koolituse, mul on hea näide on mängumaad näiteks, ehk siis mängumaal on hunnik nimekirju, et kui inimene valib endale laste sünnipäevaks mängumaa, siis suure tõenäosusega tal on vaja toitu, siis tegevusi, dekoratsioone lisaks siis ruumile. Ja kui mängumaa kodulehel on koostööpartnereid olemas, siis ja sooduskoodid sinna juurde, siis te toetate üksteist ja te annate üksteise klientidele tegelikult, muudate üksteise klientide elu lihtsamaks. Et sellepärast need konkurendid ei olegi konkurendid, teised konkurendid, vaid nad on koostööpartnerid ja sinu ülesanne on leida siis selline teisene konkurent, kes tegelikult sobib väärtuste tasandil sinule koostööpartneriks.
nii et otsi see ajatelje koht ja mis on see koostöövajadus ja kui sul on vaja analüüsida, et sul on nagu tuleb nimekiri, oh, ma tahaks seda temaga koostööd teha, meil on sama klient, siis analüüsi tema missiooni, analüüsi seda, mis ta väärtused on, kas ta näeb seda oma teenust samamoodi nagu sina, kas see sõnavara on turunduses ja kodulehel sarnane teil. ehk siis, et see on see analüüs, mida sa võiksid teha, mitte nii väga finants ja sul ei ole mõtet sealt vaadata. ja tema annab sellist nagu mõnusat julgust juurde sulle tegutseda. nii, kolmanda taseme oma on tegelikult sihuke kire konkurent. ehk siis, et enne kui sa lähed kolmanda taseme konkurentidesse sisse, siis kutsun sind küsima iseenda käest, mis on sinu hobi. mis on sinu hobi, mis on sinu huvid? sellepärast, et kolmanda taseme konkurendid sa leiad just sealt. näiteks minu hobi oli pikalt põhimõtteliselt erinevate enesearengu sündmustel käimine. jah, ja nii kui ma seal suu lahti tegin, siis ma sain aru, et seesama inimene, kes tuli sinna enesearengu sündmusele, otsis turvatunnet või tegeles enda sees mingi teemaga, raamatupidaja pakub muideks sinna samamoodi turvatunnet ja lahendust, ehk siis, et ma lahendasin selle inimese jaoks ka sama asja, aga teistmoodi, täiesti teistmoodi, ehk siis, et noh, kui võtta nagu täiesti loogilisel tasandil, siis ei tundu, et raamatupidaja ja retriidi korraldaja teevad inimese jaoks sama muutuse, et aitavad sama muutust juhtida tema sees, aga kui me võtame sisuliselt, siis nii on. ja minu hobi sai seotud põhimõtteliselt läbi siis selle konkurendi analüüsi minu tegevusega, et ma nägin seda perspektiivi, ehk siis mu peas käib plahvatus. ma olen väga usaldusväärne raamatupidaja just nendele inimestele, kes käivad enesearengu sündmustel. et see on mõnes mõttes nagu müügistrateegia lausa. ja näiteks teine hobi on siis mul tantsimine või jõusaal. noh, loomulikult seal täpselt samamoodi, kui ma sõnastan asju enda jaoks ümber, siis nendest minu personaaltreenerist võib saada minu koostööpartner on ju. ehk siis, et ta saab oma klientidele mingeid nippe ja asju läbi minu kui raamatupidaja jagada. et kolmanda taseme konkurendid, et lihtsalt küsi endalt, et mis on see hobi. mine kire järgi. ja ühisosa on tegelikult kliendi vajadus. klient vajab 3 asja meil maailmas siin, iga inimene vajab ainult 3 asja siin maailmas. turvatunnet ehk siis ellujäämisega seotud baasvajadused, emotsionaalset heaolu ehk siis, et ta tunneb, et emotsionaalselt on temaga kõik hästi ja siis eneseteostust, nii et sinu ülesanne on lihtsalt mõista, mida sinu klient nendest 3-st vajab. ja kas su kire või hobiga seotud valdkonnas on mõni konkurent, kolmanda taseme konkurent, kelle juurde minna jutuga, et kuule, teeks midagi täiesti ulmelist koos. et vaata, kuidas teil mõtted lähevad sinna käima, et mulle näiteks on nii palju ägedaid näiteid. on naiste pesumüüja, kes käis Jõgeva trehvil oma boksiga väljas, sellepärast et Jõgeva trehv on siis tsikli naiste ja meeste sihuke nagu kogukonna sündmus ja temal oli ka see huvi ja siis seal olla väljas naiste pesuga, mis on värvikas, ilus ja seksikas. Tsiklinaised tegelikult armastavad sellist pesu. nii et täiesti hoopis teistmoodi lahendus, et selliseid huvitavaid põnevaid kombosid on tegelikult näiteid on päris palju. et see toob koheselt sulle sellise nagu turul eristumise, et te teete kellegiga koos midagi täiesti teistsugust, mida maailm ei usu, et need võiksid koos käia, aga klient vajab teilt sama asju, kas turvatunnet, emotsionaalset rahulolu või siis eneseteostust ja te teate, mida teie klient vajab ja selle pealt te saate koostööd teha. nii, ja igapäevaselt, kui ma tegutsen ettevõtjana, siis kui keegi konkurent tuleb mulle näkku sotsiaalmeedias või kuskil, siis samm 1, ma lähen vaatan tema finantsid üle, aga see on, ma arvan, raamatupidaja kiks.
samm 2, kui ta klikib täiega minuga ära, et mulle tundub, oh, äge, siis ma vaatan, mis meie koostöökoht on. Ehk siis, kui ta on otsene koht, konkurent, siis ma tean, et koostöökoht ongi siis alguses sihuke nagu saame kokku, räägime. Kui ta pakub tegelikult sarnast asja, aga päris mitte, siis koostöökoht ongi see ajateljest lähtuvalt, et ma vaatan, kuhu minu teenus tema kliendi ajateljel mahutub, kas enne, pärast või samal ajal. Ma teen sellel tasandil. Ja kui on kolmanda taseme konkurent, siis ma lähen, saan temaga kokku, ütlen, et nii, mina olen selline inimene, ma teen seda, mis me võiksime koos teha, mida maailm arvab, et need ei lähe kokku, aga oleks äge, kuna meil on kirg ühine, et me tahame kire baasilt on see koostöökoht juba sees. Et need on need siuksed igapäevased konkurendi analüüsi tööriistad, mida ma siis kasutan ettevõtjana ja teadliku ettevõtluses eriti, et ma ei näe konkurente, vaid ma näengi koostöökohti ja inimesi, kes tegelikult aitavad mul ja me aitame klienti tegelikult, et no te ei aita mind ainult, vaid me aitame kliendil muutust juhtida tema enda elus. Nii et see võiks olla ka lähtepunkt sulle. Nii et tee oma konkurendi analüüs ära ja vaata, kellega sa saad hakata koostööd tegema sisuliselt.